tervitus klassijuhatajate ja muusikaõpetajate poolt. Nüüd saab sõna õppejuht Pille Saadjärv. Armsad päevakangelased, kallid õpetajad, lugupeetud lapsevanemad, kõik külalised. Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad, tuleb tarkust tunnistada. Head õpetajad, ma õnnitlen teid südamest põhikooli lõpetamise puhul. 9 aastat kestnud õpingud on jõudnud lõputunnistuseni. Hariduse omandamine on tõsine ja aeganõudev töö, aga ennekõike on see investeering, mis tasub ennast alati ära. Võib-olla veel mitte homme, aga ülehomme kindlasti. Mul on siiralt hea meel, et te olete sõnapidajad ja teid võib usaldada. Viimase koolikella aktusel lõpetasin oma kõne öelduga. Kivilinna kooli kui põhikooli esimese lennuna seadke latt kõrgele ja andke eeskuju järgmistele klassidele. Kohtume samas koosseisus 20. juunil Vanemuise kontserdimaja laval. Tänaseks on see teoks saanud ja te kõik 103 olete siin. See on õlgõlatunne, see on võimas tunne ja nii palju põhikooli lõpetajaid ei ole üheski teises Tartu koolis. Aitäh teile, et Kivilinna põhikooli esimese lennuna olite aktiivsed, tegusad, rõõmsameelsed, hoolivaid ja teid oli koolis iga päev märgata. Lugupeetud emad-isad, me ei oleks täna siin, kui oleks teid. Aitäh koostöö, mõistmise, innustamise, kaasamõtlemise ja tegutsemise eest. Täna saame üheskoos tõdeda, et nende kaunite ja õnnelike noorte inimeste kohustuslik etapp hariduse omandamises on läbitud, kuid kõikidel on valitud juba järgmised sihid ja valitud järgmised õppeasutused. Kus edaspidi tarkust taga nõuda? Olge oma laste üle uhked, nagu meiegi oleme. Õnnitlen teid! Aitäh teile, et olete külvanud nendesse noortesse tarkuse seemneid, milles sirgused teadmised, millega elus edasi minna. Teie olete näinud nende noorte inimeste arengut 9 pika aasta jooksul. Kindlasti tänased lõpetajad on teid innustanud, inspireerinud, mõnikord võib-olla kukalt kratsima või ahetama pannud. Kindlasti olete ka neilt midagi õppinud, sest õppimine ja õpetamine on vastastikune. Aitäh teile suurepärase töö eest! Suur tänu klassijuhatajatele, et te olete olnud nii kannatlikud, nii toetavad, nii mõistvad, nii hoolivad ja aidanud tänased lõpetajad lõputunnistuseni. Mõne noore areng läheb kergemalt, mõnel vaevalisemalt, kuid klassijuhataja on see kindel inimene, kellega saab rõõme jagada, aga kes vajadusel aitab ka konarusi siluda. Te kõik olete välja teeninud oma klassiõpilaste lugupidamise ja austuse ning see on suurim tunnustus. Aitäh! Kaunemaid asju elus ei saa näha ega puudutada, kuid neid saab südamega tunda. Kadri Ottenson, Tartu Kivilinna kool tänab sind tulemusliku klassijuhataja töö eest. Ükski seebimull pole nii värvikas ega lenda nii kaugele kui see, mille puhub hea õpetaja. Piret Pohla-Hasikainen, Tartu Kivilinna kool tänab sind tulemusliku klassijuhataja töö eest.
mis kunagi kurvaks ei muutu, meelerahu, mis kunagi ei kao ja puudutus, mis eal haiget ei tee. Ruta Martna, Tartu Kivilinna kool tänab sind tulemusliku klassijuhataja ees. Inimlikkuse kõige kõrgem aste on oskus kohaneda oludega ja säilitada rahu väliste tormide kiuste. Evald Sepp, Tartu Kivilinna kool tänab sind tulemusliku klassijuhataja ees. Head lõpetajad, teil on käes aeg, kui peate tegema tarku valikuid edasiseks, parimaid valikuid. Neid valikuid tuleb lähiaastatel teha mitmeid, aga targad otsused vajavad küsimise julgust. Küsi seda, mida tahad. Küsi abi. Ära karda kunagi abi küsida. Küsi viisakalt. Küsi siiralt. Küsi ootusrikkalt. Küsi teadmishimuliselt. Küsi ka endalt. Pea meeles, et tulevik kuulub küsijatele. Teie peate jätkama oma teekonda, oma unistuste poole. Inimene on õnnelik siis, kui tal on oma tee, mida mööda käia, oma täht, mille poole püüelda ja oma unistused, mille täitumise nimel tegutseda. Seistes üheskoos teelahkmel, mis suunab teid erinevatele radadele, saadan teid uue alguse juurde Anne Franki sõnadega. Mõtle kõigele ilusale, mis on jäänud sinu sisse ja sinu ümber ning ole õnnelik. Kaunist pidupäeva kõigile! Aitäh õppejuhile! Põhikooli lõpetajate poolt saab sõna Alex Savalaine. Lugupeetud direktsioon, õpetajad ja külalised. Keegi on kord öelnud, iga algus on rõõm ja iga lõpp on valu. Sellepärast me elamegi alguste pärast, unustamata iial lõppu. 2006. aasta 1. septembril astus endisesse Tartu Kivilinna gümnaasiumi väikeste majja ligi 100 õpilast. Enne seda see lõpetatud lasteaed. Lasteaia seinte vahelt oli küll veidi kaugel lahkuda, kuid enamik ootasid põnevusega uut keskkonda, kooli. Esimesed aastad olid küllaltki rasked, tuli kohaneda uute oludega, aga sõbralik koolipere tegi kohanemise meeldivaks. Abituriendid viisid väikesed koolipealused aulasse, kus kõik said oma esimese raamatu aabitsa. Usun, et paljud meist pelgasid abiturientide käest kinni hoida, aga sellegipoolest teadsime me kõik, et kunagi oleme ka ise lõpetajad ja võtame eeskuju oma kooli kõige parematelt kaaslastelt. Kuid ka meie vahva lend peab ükskord lõpetama. Meie kooli lõpetajad on sõbralikud, aktiivsed ja nutikad. Täna lõpetavad Tartu Kivilinna kooli 28. lennu õpilased ning jätkavad oma eluteed uutele katsumustele vastu minnes. Meie teod ja saavutused on aga suure töö ja vaeva tulemus. Ma tahaksin tänada siiralt kõiki õpetajaid, kes on meid need 9 aastat harinud, meile toeks olnud kurvematel hetkedel, meiega koos rõõmupisaraid valanud ning meid suurte saavutusteni viinud. Sest teadke alati, et sõltumata kõigest, iga väiksemgi panus õpetajalt on vajalik, et õpilastest kasvaksid tublid, arukad ja vastutustundlikud kodanikud. Aitäh teile veel kord, kallid õpetajad, me peame teid igavesti meeles. Iga ettevõte saab alguse direktorist. Ettevõtte juhatus on aga sama tähtis kui ettevõtte töölised ning ka vastutud. Samuti on ka kooliga. Mitte üks lend ei saa täisväärtuslikku haridust, ilma et õpetaja ja õpilaste tegevustel oleks silma peal hoitud.
aitäh teile kindlakäelise juhtimise eest, kallid õppejuhid ja direktris. Lugupeetud lapsevanemad, ma pöördun teie poole ülima austusega ja seda ühel väga lihtsal põhjusel. Vaadake laval istuvaid inimesi. Keda te näete? Kas siin istub ligi 100 noort, kes lõpetavad Raevu põhikooli ja sõltuvad meid terve elu teist? Või siiski 100 imelist põhikooli lõpetajat, kelle jaoks oli õppimine jõukohale tegevus ja kes annavad ka tulevikus endast parima, et saavutada oma eesmärki. Teate, ma olen enam kindel, et just nimelt see teine lause pool kirjeldab just meie lõpetajaid kõige paremini. Meid, teie lapsi, noori, kelle te olete juba aastaid kasvatanud ja kelle on nüüd teadmiste pagas, mida tulevikus rakendada. Ma tahan teid kõiki südamest tänada. Te olete palju vaeva näinud ja teinud suure töö, sest ilma teie toetuseta oleks meid täna siin. Aitäh teile veel kord. Kallid lennukaaslased, nüüd on aeg teie poole pöörduda. On möödunud 9 tõsiselt vahvat aastat ja mu viimane palve oleks see, et sõltumata kõigest ei katkestaks te suhtlust oma lennukaaslastega ja sõpradega, kellega te olete need viimase 9 aasta jooksul väga lähedaseks saanud. Elu on väärt elamist ja seni tehtud tutvused jäävad kestma igavesti. Me kõik ihkame ilusat elu, aga ärge unustada, et ilus elu on enda teha. Soovin teile edaspidiseks edu ja päikselist elu. Suur tänu! Ja nüüd esinevad lõpetajad ühe vahva lauluga, mille pealkirjaks on Vabaduse lauluga. Thank you.
teile, et saime koos teiega elada. Aitäh teile kõigile, et võimaldasite meile tänase ilusa päeva, et kindlasti tuleb neid veel elus palju-palju. Aitäh, et saame olla rahus, rõõmus ja minemises. Sellega on Tartu Kivilinna kooli põhikooli lõpuaktus lõppenud. Palume lippude väljaviimiseks püsti tõusta. Lõpetajate õnnitlemine ja pildistamine toimub otsustame ees ja asukohta näitavad silmid.